algab näiteks sellest, kui juht avalikult ja ausalt vastab järgmistele küsimustele. Enese tundma õppimine algab näiteks sellest, kui juht avalikult ja ausalt vastab järgmistele küsimustele, kuidas ma juhin oma kaastöötajaid ja miks ma ei tee seda kuidagi teisiti. Kuidas mõjub minu juhtimisalane käitumine kaastöötajatele? Kui tähtis on mulle juhtimistegevuses iga üksikinimene? Millises situatsioonis ja milliste kaastöötajatega suheldes kaotan ma enesevalitsemise? Räägin ehk sellepärast. Nii tihti juhtimisest erinevates olukordades, et ma ei tea, kuidas ise juhin. Vastan ma ise nendele nõuetele, mille täitmist oma alluvatelt ootan. Kas negatiivne töökliima on minu taltsutamatu ja tujuka käitumise põhjus või tagajärg? Kas olen valmis ja võimeline oma esmamuljete põhjal hinnanguid uute teadmiste lisandudes revideerima? Ja ikka jälle, kuidas reageetiksin, kui mu ülemus oleks selline nagu mina? Kes tahab end paremini tundma õppida, peaks ta algkataloogi ise laiendama ja liigendama ning küsimustele vastama. Ja kui iga juht sette küsimuste eelkõige ise neile ei tea ega tunne, kustki nigistab, võib mõttevahetus või niinimetatud tagasisidevestlus väga kasulikuks osutuda. Tedaolevalt võib inimesi väga mitmel moel juhtida, kuid mitte iseenda vastu. Juhid saavad vaid siis juhtivisiksused olla, kui nad ei mängi mingit rolli, vaid jäävad iseendaks. Sellepärast peavad nad iseennast tundma. Nimede taga on inimesed küsimusele, kes te olete, vastab enamus inimesi oma nimega, küsimusele, millega te tegelete, vastatakse reeglina oma elukutse nimetamisega. Selline lihtsustatud käsitlus viib selleni, et paljud juhid on arvamusel, nagu tunneksid nad oma kaastöötajaid. Uurimuses Šveitsi juhtimismaastik esitatakse selles mõttes üsna troostitu pilt. 9/11 markantsest pidepunktist sellel juhtimismaastikul kirjeldas intervjuudes ilmetut alluvat. Baseli ülikooli majandusõppejõud Werner R. Müller konstateerib, samal ajal kui ülemusi kirjeldatakse, kritiseeritakse ja hinnatakse nii positiivses kui negatiivses mõttes väga ilmekalt, jäävad alluvad enamasti halliks massiks, keda parimal juhul käsitletakse kui kliinilist juhtumit, mida on võimalik ravida kas edukalt või vaevaliselt. Selline väide on inimese keskse juhtimise seisukohalt enam kui mõtlema panev. Kaastöötajate tundmine tähendab midagi palju enamat kui nende igapäevaste tööülesannete ja kohustuste jälgimist. Inimeste tundma õppimise peamisteks eeldusteks on huvi ja aja olemasolu. Ka euro. Peaautor siinkohal silmas tööle asumisel esitatavat curriculum kaldkriipsum vitae 4, palliarvestuskaarti hilisemaid kvalifikatsiooni või eduta ets nulli malisi vestlusi. Ei, alluvaid õpib kõige paremini tundma duaalse vestlu taga on peidus ohvipausil, käitise ühisväljasõidul või indiviidi tasapisi saab siis selgeks, et iga nime ordumatu inimene isikupäraste, omaduste ja võimetega, perekondlike suhete ja hobidega, kutsealaste ja isiklike huvidega, elamistingimuste ja tulevikusoovidega, murede, vajaduste ja kartustega, väärtushinnangute, arusaamade ja võib-olla ka tema poolsete ootustega minule ja minu juhtimisstiilile. See märksõnaline loetelu saab olla vaid tõukeks ja soovituseks kaastöötajate ja kaasinimeste paremal tundma õppimisel. Muide, kes võtab vaevaks oma personali peast teada, saab teha tähelepanekuid inimeste vahelistes suhetes, mis omakorda võib osutuda kasulikuks vestluse ettevalmistamisel või läbiviimisel. See, kes tahab juhtida tõeliselt inimese kesksetest põhimõtetest AASNAED lähtudes, peab iseennast ja oma lähemaid kaastöötajaid hästi tundma. Korduv märk allkriips.